kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Laias laastus on asi selline, et mitte mingisugust sellist Epsteini kaasust meil ei oleks olemas, kui ei oleks vastava sisulist nõudlust. Taas kord on põhjust rääkida USA seksuaalkurjategijast Jeffrey Epsteinist, kelle toimiku materjalide avalikustamine on väidetavalt viinud niidid isegi Balti riikidesse ning seostani prominentsete isikutega. Kui kaugele võib see asi lõpuks minna ja milliste tagajärgedega nii Eestile kui globaalselt tervikuna? Ja siis ei olegi imelik, keegi toob võib-olla ka mingi folkloori siia kõrval. Aga juba vanad eestlased ütlesid, et paneme tallele, aga paneme kõrva taha talle. Palun väga, missugune säravate tähtede paraad oli Epsteini juures. Kas sa oled tähele pannud? Ma arvan, et see ei ole siseriiklik nõudlus. Ma arvan, et siseriiklikult oleks ikkagi enamus Eesti inimestest tahaks, et meil oleks ikkagi seltskond, kes meid on seatud valitsema ja juhtima, oleks ikkagi kuidagimoodi riigi inimesed, riigimehed. Nad oleksid targemad kui teised. Aga täna on need niimoodi, et trumpistid ütlevad, nad keelduvad uskumas seda, mida nad oma silmaga näevad, sest nemad arvavad, et see kõik on deepfake ja AI-ga tehtud. Ja miks see ajastus, see, mis te välja tõite, et nüüd on see AI ja deepfake'i kaela saab kõik ajada. Ma olen sellega täiesti poolt, et see ajastus ei saanud olla juhuslik. Ma kahtlustan, et nad natuke mängivad nüüd seda sellesse väravasse ka, et oi kui ohtlik maailm on ja vaata, kuidas ikkagi lapsi väärkoheldakse ja et ma ei välista, et järgmine hetk öeldakse, et hakkame nüüd agaramalt kiibistama, sest ei ometigi ei taha, et sellised asjad maailmas aset leiavad, et lapsi röövitakse ja niimoodi väärkoheldakse. Et see võib teenida natuke seda eesmärki neil, aga elame näeme. Ja muidugi see ka, et siin on välja toodud seda Epsteini juudi päritolu ja ma arvan, et ta oli selles mõttes teatud mõttes tööriist, aga teatud mõttes ka aju. Sest Epsteini skandaaliga seoses on välja tulnud ka kuninglike perekondade liikmeid, aga näiteks Põhja-Ameerika ühiskonnas võtmepositsioonidel on üsna palju selliseid inimesi, kes ametlikult nad ei ole küll nagu kuninglikku verd, aga tegelikult on hakatud nende sugupuud uurima, siis selgub et nad on hoopis näiteks Inglise kuningakojaga on seotud ja üldsegi mitte kaugelt. Nimetagem neid siis siniverelisteks või milleks. Ja me ei saa ikkagi ära unustada seda, et need, kes tegelevad selliste energia madaldamistega, nende seas on illuminaate, niisuguseid verejoojaid ja jumal teab, kes kõik veel, kellel on satanism pühaks, et sellised inimesed ei ole sõna otseses mõttes hea tahtlikud, vaid nad teenivad otseselt saatana huve. Lööge sisse otsingumootorisse, kas oli Zelenskaja fond või Zelenska fond, mis teie nimetus on, ja vaadake ja pange siin juurde näiteks lastega tehtav inimkaubandus, eks ole, ja siis leiate huvitavaid asju. Ja see sopp tuleb kõik päevavalgele, siis me saame aru, et need inimesed, keda me oleme pidanud kangelasteks, on tegelikult kõige tavalisemad jätised. Aga fakt on, et Netanyahut on mainitud selles failides 6300 korda ja ta praegu üritab neid e-maile ära kustutada, kus ta on sellele Epsteinile kirju saatnud. No ma räägingi siin kuulajatele ja vaatajatele oma loo ära, et minu külas siis Haeska külast aastal 2000 pakuti siis mu sõbrannale tööotsa Hispaanias. Et ma ei tea, kas maasikaid korjama või mida ta sinna läks, siis ja nii kui piirid lahti läksid, on tüdruk siiani kadunud. Ei kippu, ei kõppu, kõik. Minu meelest vanemad andsid Interpoli ka ja ongi teadmata kadunud, keegi ei tea. Õnneks meil on selline riigipea, kes jagab matsu, ta on tipptasemel rakubioloog, ta teab, mis asi on epigeneetika, mis tähendab keskkonna või see ümbruse mõjul tekkivad kahjulikud muutused geenides. Ta on püüdnud nagu selle eest hoiatada
aga tema üle irvitatakse, nii et ma leian, et on hea, kui võetakse rikkis inimesed ette, kes ennast peavad eliidiks ja pannakse nad paika. Paika panijatele palju edu.